Elu Keila linnas kulgeb nagu kuulsas Hitchcocki filmis Linnud. Aastatega aina suuremaks paisunud kajakaparved on väikelinna vallutanud ja teevad palju kurja. No ikka neid on tegelikult päris väga palju. Siis kui neid niimoodi, kui nad järsku millegi peale ehmuvad ja lendu tõusevad, siis on natukene vastik seal all olla. Aga kui palju need linnud siin tüli teevad? Piisavalt. No mis nad teevad? Siituvad iga poole, rikkuvad inimese vare. Ei tee üldse tüli. Minul ei tee tüli, aga ma siin ei ela, ma elan Kruusa tänaval. Linnuparve suuruseks loendasid ornitoloogid mullu lausa kuni 30 000 lindu. Kõige hullemaks lähebki asi just sügiseti, kui toiduotsingul kajakaid aina juurde saabub. Reostavad. Enne kõik võimalikud väljaheited, need väljaheited määrivad esemeid, tänavaid, inimesi, asju ja loomulikult ka see lärm. Väljaheited tekitavad sellise probleeme, et enne katustel, kus nad peatuvad siis, et väljaheited reostavad vee ärajuhtumissüsteeme ja see juba tekitab otsest huvi sellest probleemist lahti saada. Tööstuskülas eriti, kus on suured katusepinnad. Ornitoloogide hinnangul tulevad nad Keila linna puhkama. Üheks võimalikuks söögilauaks peetakse Karjaküla karusloomakasvatust. Ja tõesti, ka karusloomakasvanduse kohal tiirleb tuhandeid linde. Kasvandus ei tahtvat aga Valdur Vahti sõnul probleemi tunnistada. Linnuteadlaste sõnul see kurja juur asubki siin. Selle karusloomade koonduslaagri ühtegi bossi täna pühapäeval loomulikult kohal ei ole. Ühe töötajaga ma veidike rääkisin, tema sõnul on aga lindudest isegi palju kasu. Nad koristavad väljaheiteid ja prahti territooriumilt ja nendel on hulga vähem tööd vaja teha. Keila linna ametnike teatel muutub olukord aina hullemaks. Karusloomafarmis endale toidulaua leidnud linde tuleb iga aastaga juurde. Vargsi loodetakse ka Keskkonnainspektsiooni sekkumisele, sest väidetavalt puuduvat aktsiaseltsil Balti karusnahka tegevusluba. No on proovitud ka kasutada mingid pauguteid, mille pärast see ei aidanud? Ei, paugutajad aitavad. Linnud tõusevad õhku, lendavad ära, aga samas lähedal olevad inimesi paraku need paugud ikkagi segavad. Eestimaa rohelised ja loomakaitsjad on seda meelt, et sellised loomakasvandused peaksid kaduma. Kuna karusloomafarmid ei suuda täita loomakaitseseadusega ette nähtud loomapidamisnõudeid. Vastav seaduse parandus on Riigikogule juba tehtud ning arutelud selle üle jätkuvad sügisel. Skeptikud aga ei usu, et see plaan läbi läheb. Karusnaha äri miljonid on magusamad kui loomade või mõne väikelinna elanike heaolu. Keilas igatahes on targem käia vihmavarjuga. Kui teil hakkab silma mõni taoline lärakatega auto või väga laiguline inimene, siis teate, et ilmselt nad on Keilast pärit, aga samas võiks teha jälle Keila linnavalitsusele ka ettepaneku. Nende vapil on millegipärast rukkilill. Tegelikult sobiks sinna palju paremini kas kajakas või mink. Neid on oluliselt rohkem kui rukkililli siin kandis.